ja siis tema võttis vastu. Ta ei, ühesõnaga ta muidugi ta ei tahtnud mind üldse näha. Ja muidugi ma hakkasin niivõrd nutma, ma ütlesin, et mitte keegi mind ei aita. Mitte keegi mind ei aita ja ärge saatke mind minema. Ja ta ütleb, et niiviisi, et jah, mul on rohud olemas, taimsed rohud mul on olemas, aga mina sulle ei anna neid rohtusid praegu, sellepärast, et sina pead olema minu mõju all. Lähed koju ja tuled paari nädala pärast tuled tagasi ja siis juhatas ära sinna aeda, kus ma pidin siis, seal oli üks putkakene, et tuled sinna ja saad rohud kätte. Ja kujutage ette, ma sain 100 grammi ja 100 grammi piirituse lahuga ainult 6 taimest oli rohi tehtud ja toda ma hakkasin võtma ainult 15 tilka korraga. Ja kujutage ette, see oli märtsis ja kui hakkasid juba lepaurvakesed lahti minema, mind oli väga vaja õmblejaks ühte avatavasse lasteaeda. Ja mina siis hakkasin sinna käima tööle ja ma sain ainult jala sinna minna üle surna ja nagu nurga ja mõtle ja ma hakkasin siis 4., 5. päeval hakkasin ma tundma, et ma saan natuke edasi minna ja jälle edasi minna ja läksin ja niiviisi ja ma sain käima ja tolle sama 100 grammiga, eks ole, rohuga. Ja no fakt on see, et Sass oli ju selgeltnägija, tema teadis ja tunnetas, et see asi läks niivõrd täppi. Ja mina hakkasin ilusasti käima. Ja tantsupidudel tantsisime tantsu ja nagu ikkagi noored inimesed. Siis oli sedasi, et mina üldiselt arstide juures ma ei käinud enam, sest et mul ei olnud mõtet kemikaale süüa. Ja ainult, et mida nad multiplexile kõik antakse, on hormoontabletid aga ühe purgi ma toda hormoontablette ära sõin, sest ma siis veel ei teadnud, et hormoon on inimese organismile ju nii kahjulik, ta ei lähe organismist välja. Nii, ja kui sa hakkad tarbima, siis ta jääbki tarbima toda narkootikumi tähendab, niiviisi. No ta ei ole narkootikum, ütleme, ta on hormoon ja siis aga niiviisi, et too Vigala Sassi juurest ma sain veel poole aasta pärast uued rohud. Ja need olid ka taimsed, me käisime tolle sama Merikiga, me käisime otsimas Vigalas ja sain uued rohud ja ühesõnaga mina sain täitsa normi oma niiviisi tervisega. Ja vahepeal oli muidugi töökoormus oli väga suur, oli süda ütles, südame põletikku lihtsalt lõi mul. Ja siis näed, multiplexidel on kah omad ühingud ja omad ühingud on ja
põlvearst, neuroloog ütles, et kas sa oled käinud kokkutulekutel seal multiplekside kokkutulekul ja ma ütlesin, et ma ei tea, ma ei tea, kus see on. Ja tema andis mulle siis aadressi ja teadis kah, et millal siis see multiplekside kokkutulek oli ja mina läksin sinna multiplekside kokkutulekule. Seal oli ratastoolis mitu inimest, seal oli 2 karguga mitu inimest oli keppiga ja meid oli seal üle 20 inimese tookord kokkutulekul. See oli Tartus siis, jah? Jah, Tartus. Ja teie kõndisite ka omal jalal sinna või? Jaa, bussiga. No jah. Bussiga, jah. Ja siis seal kokkutulekul ma siis ütlesin kõikidele seda, eks ole, et Vigala Sass on ainuke inimene, kes päästab meid sellest haigusest. Aga fakt on see, kes oli juba ratastoolis, seda vaevalt, et oleks aidanud. Aga inimestel on teadmisi niivõrd vähe, kinnituvad, ütleme, et tavalise, ütleme, et ülikooli meditsiini lõpetanute neurokirurgide ja neuroloogide juurde, aga keegi selle peale ei tulnudki, et seda peab, taimedega saab ravida väga hästi. Aga tuletame nüüd meelde veel, et mis see taimesegu oli, mida Sass teile pakkus? Ma ei saa seda ütelda, sellepärast, et tema kirjutas minu blokki 6 algtähte. 6 algtähte, jah. Ja, aga mina ei tea, mis need rohud olid. Ja teised rohud olid kah 6 taimega, mis ma siis järgmine poole aasta pärast sain niiviisi. Aga kui me nüüd püüame, ma vabandan, üldistada, mis te arvate niimoodi, kas tavameditsiini kõrval on ka vaja rahvameditsiini? Oi. Kas on mõlemat päev, aitab ühest või? Näiteks mina ei praegu, kui mina teaks, siin lehes oli nüüd artikkel. Ma hoidsin selle lehe alles. Nii, samas ongi kohe. Nii, noor tütarlaps. Multiplex. Ja veab ennast trepist üles. See on siis Õhtuleht, jah? Ja minul ei ole internetti. Ma oleks otsinud üles selle ajakirjaniku. Ta on siis Kadri Kuulpak, kes selle artikli kirjutas. Ja tuleb nagu, kui kõrvutame nüüd teid ja teda, lugu on nagu sarnane või niimoodi. Temal hakkas palju ägedamalt kui minul. Jah. Temal algas palju ägedamalt kui minul, sellepärast, et ta oli 20-aastane, kui ta vedas ennast trepi käsipuude najal, vedas üles. Ja ma nii